Objektiivi raadio. Tervist, head raadiokuulajad! Tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetiliini on Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus, ja tere, head kuulajad! Täna räägime Euroopa Liidu üha diktatuursemaks muutuvast palgest, mida me võiksime ilmselt nimetada Euroopa Liidu okupatsiooniks erinevates liiduvabariikides, nagu ka meil siin väikeses liiduvabariigis nimega Eesti Vabariik. Nimelt Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Belgia ja Luksemburg on hakanud nõudma jõulisemaid kaitsemeetmeid, mille alusel oleks siis võimalik Euroopa Liidul sellised nii-öelda õigusriigi põhimõtetest taganevad riigid ja valitsused, nagu seda oli väidetavalt Orbani valitsus Ungaris, võtta vahele eelkõige rahastusotsustega ja nendelt igasugune raha ära võtta ning ka muid võimalikke sanktsioone nendele peale panna. Ning hiljuti on siin välja toodud ka üks artikkel Postimehes, kus räägiti sellest, et lähinädalatel otsustatakse Euroopas kas tõsta tanklates kütuse hindu või mitte. Räägitakse, et uus kvoodisüsteem võib hakata siis Euroopas kütuse hindu tõstma, mis niigi on juba kõrged, ja kogu Euroopa energiajulgeolekut ohustama, mis niigi on juba ammu ohus. Nii et need teemad ja seonduvad teemad tänases raadiosaates. Aga tõepoolest see uudis oli huvitav, mida siin Objektiiv ka vahendas, et viis sellist Euroopa tuumikriiki, Saksamaa, Prantsusmaa, Holland, Belgia, Luksemburg, asuvad nõudma siis seda, et sellised eksperimendid Euroopa Liidus, nagu seda on demokraatlikult valitud Ungari valitsus pikka aega olnud, ei saaks korduda. Ja praegu mõeldakse siis välja erinevaid meetmeid, et mille abil selliste nii-öelda liiduvabariikide ära pöördumine Euroopa ühistest demokraatlikest väärtustest oleks takistatav ja tõkestatav. Kui ma siin räägin Euroopa Liidu ühistest väärtustest ja õigusriigist ja kõigest muust, siis panema need loomulikult jutumärkidesse, sest need on kood ja tootem sõnad, mille abil põhimõtteliselt õigustatakse Euroopa Liidu sekkumist üha jõulisemalt liiduvabariikide sisepoliitikasse ning üha diktatuurlikumaks muutuva Euroopa Liidu sellist otsest poliitikat. Nojah, me kõik ju teame, et Euroopa Liit on loodud inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumise edendamiseks. Et see on vabade riikide ja vabadust armastavate demokraatlike õigusriikide koostööorgan, mis siis peabki edendama Euroopa nimelises maailmajaos vabadust ja õitsengut. Aga tegelikkus kõneleb meile hoopiski millestki muust, täpselt nii nagu omal ajal Nõukogude Liit oli enda sõnutsi edumeelse inimkonna lootus ja tõeline demokraatia, sotsialistlik demokraatia, Nõukogude demokraatia, kus siis, mis pidi olema kogu inimkonna avangard, aga tegelikult me teame, et tegemist oli totalitaarse süsteemiga, kus tegelikke vabadusi ja inimeste demokraatlikke õigusi suruti maha või neid lihtsalt eirati. Et Euroopa Liidu puhul saab üha ilmsemaks, et asjad on täpselt samamoodi. Loomulikult on erinevused olemas, aga ükski asi ajaloos ka ei kordu täpselt nii, nagu on mingisugune varasem analoog. Aga Euroopa Liidu puhul mina ütleksin küll, et me näeme siin praegu kahte asja põhiliselt. Demokraatliku vastutuse hajutamist ja samal ajal kontrolli suurendamist ühiskonna üle. Ja seda tehakse siis niimoodi, et usurpeeritakse võim tuuakse või otsustamise tasand tuuakse valijatest, rahvast eemale, kõrgemale, kaugemale
ja side Euroopa Liidu organite ja siis valijate tasandi vahel jääb üha nõrgemaks, kuigi väliselt jutlustatakse justkui demokraatiat ja kõiki neid toredaid ilusaid loosungeid. Ja teiselt poolt siis igasuguste bürokraatlike käikudega, bürokraatlike otsustega üritatakse suurendada keskvõimu rolli ühiskondades, liikmesriikides. Ja see kõik toimub käsikäes kohalike liiduvabariikide poliitilise ladvikuga, keda nimetatakse euromeelseteks ja kõige suurem patt, mis Euroopa Liidus saab olla, on see, kui keegi tunnistatakse mitte euromeelseks või lausa Kremli-meelseks, nagu see loosung tänapäeval on väga kergesti välja tulema. Et sellest nii-öelda väidetavalt inimeste, kaupade ja teenuste vabaks liikumiseks loodud riikide liit või ühendus on tegelikult muutunud föderaliseeruvaks, ideoloogiliseks ja bürokraatlikuks monstrumiks ja see on täiesti teadlik valik ja teadlik suund olnud, see ei ole lihtsalt nii, et läks see asi meil käest ära kuidagi, et see on kõik tegelikult sinna sisse kirjutatud või siis ridade vahele kirjutatud ja nüüd me lihtsalt näeme selle võimu haaramise erinevaid aspekte ja üks nendest on loomulikult see, mida sa siin mainisid seoses Objektiivi uudisega, et Euroopa Liidu suuremad riigid või juhtriigid õigupoolest siis on soovinud kehtestada õigusriigi põhimõtet kohustuslikkuse, praegu siis kõigile tulevastele liikmetele, aga loomulikult ka olemasolevatele liikmetele ja me teame, et need õigusriigi põhimõtted on tegelikult just nimelt see instrument, mille abil surutakse maha riikide suveräänsust ja püütakse nad allutada teatud ideoloogilistele programmidele. Et konkreetselt Objektiivi uudises on öeldud, et Euroopa Liit käsitleb põhiõiguste ja demokraatlike väärtustena näiteks laste soo muutmist. Üldse sooideoloogia ajupesu koolides või haridusasutustes, loomulikult tsensuuri, loomulikult kliimatemaatikat, immigratsiooni, kõik need on euroopalikud väärtused, need on ka sisuliselt siis õigusriigi aluspõhimõtted, nende väärtuste austamine ja kuna need õigusriigi põhimõtted, ka need väärtused ei ole ju tegelikult väga täpselt lahti kirjutatud, mis need on, et siis on võimalik seda loetelu alati täiendada. Et praegu on nüüd Euroopa Liidus küll nii, et samasooliste abielud on sisuliselt kõikjal läbi surutud, isegi kui on veel riike, kus ei ole seda tunnustatud. Minu teada Lätis näiteks ei ole tunnustatud samasooliste abielu, vist ka Leedus, võib-olla on veel mõningad Euroopa riike, kus ei ole tunnustatud, siis ometi on nad kohustatud tunnustama teistes riikides sõlmitud abielu, see on nüüd ka selline alusväärtus ja inimõigus. Et ühesõnaga, kogu see väärtuste ja õiguste pakett, millest kinnipidamist nõutakse liikmesriikidelt, räägibki teatud ideoloogilisele kursile allutamist ja kui sa siin vastu hakkad, nii nagu ütleme omal ajal Poola valitsus, kui võimul oli õigus ja õiglus, või siis ka Viktor Orbani juhitud Ungari väga pikka aega, 16 aastat, sisuliselt astus nende nõudmiste vastu, siis loomulikult Euroopa Liit peatas nende rahastamise või algatas mingisugused muud protsessid, mis on ka aluslepingutes küll ette nähtud, aga küsimus on, et mis tingimustel neid rakendatakse. Ja kui nüüd Ungari peale mõelda, et siis seal viidi läbi võimupööre, tõsi, küllap siis ungarlased ka hääletasid selle uue võimu poolt, keda siis heldesti oli reklaamitud ja ilmselt ka rahaliselt kõvasti toetatud Euroopa poolt. Ja nüüd on probleemid ja mured õigusriigiga kadunud, kuna Peeter Madjar teeb selles mõttes Brüsseli tahtmist, et
kõik need homoseadused või need piirangud siis ütleme, mis Orbani valitsemise ajal kehtestati Ungaris selle ideoloogia levikule, et need on, nagu ma saan aru, maha võetud ja nüüd on ka õigusriigiga kõik kõige paremas korras. Rahad saavad hakata jälle voolama. Et eks tegelikult kogu selle Euroopa Liidu olemus ongi see idee, et me kogume liikmesriikidelt kokku makse või kogume siis nii-öelda neid, mida riigid ise maksavad Euroopa Liidu eelarvesse ja selle ümberjagamise või täpsemalt siis see, kuidas me ümber jagame seda maksumaksja raha, mis on nüüd siis komisjoni käsutusse tulnud üle kogu Euroopa. Me seome teatud tingimustega ja need tingimused muutuvad üha ideoloogilisemaks, üha ahistavamaks ja keskvõimu siis toetavamaks, föderaliseerumist toetavamaks. Nii et põhimõtteliselt on tegemist minu meelest lausa mafioosse struktuuriga, et tulevad sulle väike ettevõttesse, ma ei tea, sinu restorani näiteks mingisugused kaabudega ja pikkade mantlite ja lipsudega mehed teevad sulle selgeks, et sul on kohustus maksta neile ja siis aastast aastasse või kuust kuusse isegi lähevad need nõudmised järjest jultunumaks. Sinu enda õigused kaitsele ja mingitele hüvedele, mis siis nagu peaks vastu tulema, vähenevad kogu aeg ja sind pannakse tegema mingisuguseid otsi, mingisuguseid asju, mida sa ei taha teha, aga sind sunnitakse selleks, sinult võetakse raha selle eest sinu sissetulekust mingi protsent ära. Et see on tegelikult Euroopa Liidu idee. Ja see läheb oma soodu edasi, et tundub, et hetkel ei ole võimalik sellele pidurit panna. Ainus, mis seda asja pidurdaks või isegi kokku kukutaks, ongi see täiesti ogar poliitiline programm, mis on nagu olemuselt sotsialistlik, vasakpoolne, mis põhineb täiesti ebarealistlikel, lausa dystoopilistel ideedel ja selles mõttes võib arvata ja võib isegi loota, et see asi lõpeb täpselt samamoodi nagu omal ajal varises kokku Nõukogude Liit, mis ka tegelikult eiras loomulikke põhimõtteid, majandusseadusi ja kõike muud ja allutas tegelikult kogu selle suure liidu mingisugustele ideoloogilistele loosungitele ja mille tulemusena siis see monstrum, see koloss varises kokku ja lakkas väga kiiresti olemast. Et ma arvan, et Euroopa Liiduga võib üsna pea minna samamoodi, aga praegu tundub, et kuidagi meil tavakodanikena või siis, kui me ka koonduksime mingitesse poliitilistesse erakondadesse ja poliitilistesse liitudesse, et meil tegelikult ei õnnestu seda protsessi peatada, sest võim on juba kaaperdatud ja valijate otsusest tegelikult ei sõltu siin Euroopa Liidus enam suurt mitte midagi. Et nad on kaaperdanud ka legitiimsuse ja tegelikult neid ei huvitagi, mida valijad arvavad. Kõige paremini me näeme seda ju praeguse Eesti valitsuse pealt, mis on ju väga euromeelne ja Brüsseli kuulekas liiduvabariigi valitsus. Neil ei lähe ju absoluutselt korda see, mida inimesed arvavad millestki ja isegi mida inimesed tahavad, mis on nagu valijate huvides. Ei, nad lihtsalt panevad tuimalt oma programmi ja nii ongi. Ja, see Brüsseli nii-öelda ja Euroopa Liidu tuumik liiduvabariikide ettepanek näeb muuseas ette seda, et tulevastesse liitumislepingutesse soovitakse siis kirjutada sellised Euroopa Liidu vastaste eksimuste paragrahvid ja turvameetmed, nagu näiteks rahastuse ja hääleõiguse peatamine ning tahetakse mingi aja vähemalt katseaja jooksul ära võtta ka uute liiduvabariikide vetoõigus
näiteks välispoliitikas ja liidu laienemises, mis siis nõuavad kõikide liiduvabariikide ühist otsustust, ühehäälset otsustust ning mida ju Ungari Orbani poliitikaga näitas pikalt, olles see, kes üritas takistada Ukraina liitumist Euroopa Liiduga ja nende liidu lepete ja läbirääkimiste algatamist. Ja liit ei saanudki seetõttu Ukrainale mingisuguseid lähenemiskatseid selles osas teha, aga nüüd on need lähenemiskatsed tehtud ja ametlikult on ju algatatud ka Euroopa Liiduga läbirääkimiste protsess ja Euroopa Liiduga liitumise protsess. Ja kui tegelikult vaadata, siis võib ütelda seda, et Euroopa Liidus on juba seda põhimõtete järgimist räägitud pikka aega, et õigusriigi põhimõtete ülevaade tuli välja juba 2021. aastal ja seal räägitakse väga huvitavat, et mitmete selliste, kuidas öelda, isegi mõistlike ettepanekute seas on ikkagi väga selgelt diktatuursed aspektid loomulikult. Näiteks komisjon survestab liikmesriike üha rohkem, osutades, et tõrksate korrale kutsumiseks on selle käsutuses mitmeid muid vahendeid, näiteks EL-lepingu artikkel 7 lubab liikmesriikide õigusi piirata juhul, kui need rikuvad ametlikke Euroopa Liidu väärtusi. Hetkel on see siis olnud selle ajaperioodi vältel ähvardus Ungari ja Poola vastu, kuid selle meetme rakendamine nõuab liikmesriikide ühehäälset nõusolekut ja sestap siis omal ajal veel konservatiivse valitsusega Poola ja Ungari olid need, kes teineteise suhtes neid kõikvõimalikke sanktsioone blokeerisid. Sestap oli väga oluline, et Ungari jääks üksi selles olukorras, et mäletame seda, et Poola valitsus vahetus, seal tuli Donald Tuski valitsus, mis on selline pikaajaline eurobürokraadi valitsus, euromeelne valitsus, mis selgelt vastandus siis endisele konservatiivsele valitsusele ja samamoodi tegelikult Ungaris ikkagi Euroopa Liidu väga tugeval nõudmisel sekkumisel riigi siseasjadesse, siis see valitsus seal lõppkokkuvõttes suudeti vahetada. Me oleme ka rääkinud sellest Ungari temaatikast, et seal põhimõtteliselt vähemalt väliselt üritati seda teha niimoodi, et üks konservatiivide fraktsioon asetati siis Orbani vastu välja, et liberaalidel kui sellistel puudus justkui ühiskonnas laiem toetuspind, kuigi hoolimata sellest, et konservatiivina end esitlenud Madjar on nüüd asunud põhimõtteliselt sellist Euroopa Liidu soo- ja homoideoloogiat ka Ungaris mingil määral rakendama, mis need tulemused seal nüüd on, saab veel vaadata, aga vähemalt suund on selge selles osas. Siis tegu oli sellise klassikalise võltsmanöövriga, et esitleti ühte kandidaati konservatiivina ja nii edasi. Aga Brüsseli sekkumine selles mõttes nii Poola kui ka Ungari valimistesse on selles mõttes täiesti mõistetav, et kui see ühehäälsuse printsiip on siiski täna veel säilinud, siis näiteks 2 Euroopa Liidu maad saavad tõepoolest selle artikkel 7 rakendamist enda teineteise vastu tõkestada. Ja nüüd siis puudub põhimõtteliselt sellistel riikidel nagu Slovakkia, kus on pigem Euroopa Liidu vastane valitsus võimul. Ja tegelikult Tšehhis on ka suhteliselt euroskeptiline valitsusvõimul, nendel tegelikult puudub justkui kaitse, kui teisi Euroopa Liidu liikmesriike ja liiduvabariike, siis kasutame seda mõistet, ei ole, kes oma vetoõigust nende osas kasutaksid. Nii et Euroopa Liidul on olnud väga selge
taotlus see, et ei tulekski võimule mingeid konservatiivseid ja Euroopa Liidu suhtes kriitiliselt meelestatud valitsusi. See on liiduvabariikide sisepoliitikasse otsene sekkumine, et Euroopa Liit ei ole seda teinud nii-öelda otseste ametlike kanalite kaudu, nii palju kui mina tean, küll aga on pandud tööle selline võltskodanike ühiskonna tööstus Euroopa Liidust raha saavate kodanikuühiskonna organisatsioonide kaudu, kelle töö on siis põhimõtteliselt seda ühiskondlikku ja poliitilist kliimat konkreetses maas masseerida. No meil on samamoodi see tööstus siin täiesti olemas Euroopa Liidu mahitusel, muuseas kõik homoorganisatsioonid, feministeeriumid, LGBT ühingud, erinevad muud praksised ja kõik muud, kes tegelevad tegelikult päevast päeva maksumaksja rahadega selle nimel, et Eestit vormida põhimõtteliselt Euroopa Liidu meelsemaks, et Eestist teha üha kuulekam liiduvabariik kõikides ideoloogilistes küsimustes, kaasa arvatud siin, ma ei tea, nendes kultuurisõja kesksetes küsimustes nagu abielu ja inimese sugu. Et need on need organisatsioonid, mida tegelikult Euroopa Liit süstemaatiliselt kasutab avaliku arvamuse mõjutamiseks erinevates liiduvabariikides, heldelt neid rahastades, mahitades ja nõudes seda, et riigid ise omaenda kodanike maksurahast neid organisatsioone rahastaks. Ja, see on hästi huvitav, kuidas Euroopa keskvalitsus, keskvõim on tegutsenud üsna sihikindlalt, et murda ära opositsioon erinevate liiduvabariikide poolt, mis kujutasid pikka aega Brüsselile endast peavalu ja mis ka kohati täiesti efektiivselt blokeerisid Brüsseli ja Brüsseli taga olevate jõudude plaane ja tegevust, et suudeti kõigepealt Poolas saavutada selline tulemus, kus tuli siis võimule Donald Tuski, kes oli ju ka vahepeal kõrge eurokraat või mingisuguse Euroopa, ma ei tea, nõukogu või ülemkogu esimees, mis tema tiitel oli, mul ei tulegi meelde. Nüüd on ta siis olnud mõndaga juba Poola peaminister. Tõsi, Poola konservatiivid said enda kätte ka uueks ametiajaks siis presidendi tooli, et president küll vahetus, aga tuli siis uus president konservatiivide hulgast ja tal on ka siiski mingisugused võimalused seda euromeelsete märatsemist natukene pidurdada, aga samas me näeme, kuidas siin Poolas vist valmistutakse, kui ma nüüd ei eksi, samasooliste abielu tunnustamiseks ja rääkimata muudest sammudest, et Poola ei ole enam see riik, kes takistaks sellist ühist Euroopa ühiseid otsuseid, nagu seda niimoodi hellitavalt nimetatakse. Õnnestus tänavu kevadel Viktor Orban maha võtta, ka näiliselt ju täiesti demokraatlikult, et Ungari rahvas ei toetanud enam, või ütleme siis valijate enamus ei toetanud enam Orbanit ja tema parteid Fidesz ja lihtsalt tuligi teine nii-öelda konservatiivina esitletud jõud võimule, kes siis kiiresti hakkas tegema või täitma neid nõudmisi, mida Brüssel on nõudnud. Ma lõpuni muidugi ei tea, et mis need arvestused ja kalkulatsioonid seal sellel Peeter Madjaril ja tema parteil on, et nad võivad loovutada ju mingisugused positsioonid just nimelt kultuurisõja tandril, siis ütleme LGBT teemadel Brüsselile ja samas siis kaitsta oma mingisuguseid huve teistes küsimustes, võib-olla ka suhetes Ukrainaga näiteks, et seal on ungarlaste ja ukrainlaste vahel omad ajaloolised kanad kitkuda. Aga igal juhul ka Ungari on langenud ja kuigi on euroskeptilisi valitsusi siin või seal Euroopa Liidus praegu, et nad ei ole siiski üksi eraldi võttes mingid tegijad.
neid saab sundida tegema seda, mida Brüssel tahab. Või meenutame Rumeenias sekkumist, kus siis ikkagi täiesti selgelt võeti maha üks kandidaat presidendivalimistel, kes kujutas endast potentsiaalselt ohtu Euroopa Liidu kursile ja selles mõttes ju sellega isegi hoobeldi, et meie näete sekkusime ja hoidsime selle arengu ära. Kõige selle taustal on huvitav, et eestlaste toetus Euroopa Liidule on läbi aastate püsinud jätkuvalt kõrge. See on olnud seal, ma ei tea, üle 70%, võib-olla isegi üle 80% mingitel aegadel. Mul ei ole viimaseid neid küsitlusi praegu siin ette võetud või uuringuid ja loomulikult alati saab ju ka kahelda, mis on nende uuringute tegelik väärtus, et need tulevad siis kas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poolt või siis Vabariigi Valitsuse selle kantselei poolt tellituna, mäletagi kumb siis teeb või teevad mõlemad neid uuringuid. Igal juhul ma arvan, et see on siiski usutav, et eestlaste toetus Euroopa Liidule on kõrge. Ja see on seletatav tegelikult minu meelest sellega, et ega eestlastel ei lähe väga sellised ideoloogilised vastasseisud korda, kui me räägime massidest, laiadest rahvahulkadest. Et loomulikult on inimesi, kellele maailmavaateliselt, religioosselt need teemad lähevad vägagi korda ja kes panevad ka oma seisukohad siis avalikkuses maksma, aga see ei mõjuta paraku seda suurt pilti, mis siis kõneleb eestlaste hoiakust Euroopa Liidu suhtes ja ma arvan, et siin ongi nagu kaks sellist põhitegurit, mis on seda hoiakut kujundanud. Nimelt soov siis kuuluda läände, olla osa lääneriikide ühendusest, selgest konkreetsest liidust, mis siis hõlmab ju kõiki Euroopa ütleme pea kõiki Euroopa riike, seal on loomulikult erandeid ka, Norra ei kuulu ja Šveits ei kuulu ja võib-olla veel mõni, mis ei meenu mulle hetkel, aga enamik Euroopa riike ei kuulunud Euroopa Liitu ja ega me tahame ju ka siis olla seal saksa rahva laua taga, eks ole, et me oleme siin matsid külast ja tahame, et meid ka ikka tunnustatakse ja võetakse laua taga omade inimestena, sest muidu teatavasti tuleb ju ka see kuri Venemaa, kes paneb oma käpa meile peale ja parem on siis olla ikka Euroopa Liidus kui kuskil Vene käpa all. Et see on võib-olla üks kaalutlus. Aga loomulikult ka need praktilised hüved, mida Euroopa Liit on ju siin aastate jooksul lahkesti Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele jaganud. Eestlaste jaoks on kindlasti väga oluline viisavaba reisimine. Me kõik mäletame ju aega, et kui me Euroopasse sõitsime, et siis tuli läbida neid piiripunkte igas riigis ja oodata seal ja siis olid veel Euroopa passidega inimesed, kes läksid seal oma soodu mööda mingisugust rohelist liini ja said kohe läbi ja siis meie nagu vaesed sugulased kuskilt kaugelt pidime siis ootama, et kas meid lastakse sisse või mida siis see piirivalvur meist arvab. Reisimine on siis kindlasti Eesti inimese jaoks väga oluline, takistusteta ja kiire ja tõhus reisimine, loomulikult töövõimalused välisriikides, siis Euroopa Liidu liikmesriikides, mida siis Euroopa Liit võimaldab. See ongi siis see inimeste vaba liikumine ja töötamine. Ja loomulikult ära ei saa unustada ka toetusi, mitmesuguseid toetusi. Meil on ju siin igasugused MTÜ'd, mitte ainult need, mida sa mainisid, ideoloogilised MTÜ'd, vaid ka, ma ei tea, külaseltsid ju kirjutavad ka igasuguseid avaldusi ja põllumehed siin saavad mingeid toetusi ja kõik need hüved tulevad ju kellegi rahast. Siiamaani on see olnud siis Euroopa Liidu jõukamate riikide maksumaksja taskust, kes on siis maksnud kinni need toetused, mis on ka Eestisse jõudnud. See pilt muidugi hakkab varsti muutuma. Ja tegelikult ega need hüved, mida Euroopa Liitu kuulumisest saadakse, võib küsida, et kui palju nad siis ikkagi nagu ühiskonda tervikuna nagu aitavad.
et need toetused lähevad ju siiski teatud sektoritesse, teatud isikutele, teatud rühmadele, aga ühiskond tervikuna. Et alles siin kirjutas Mikk Salu Postimehes artikli sellest, et varsti, siis täpsemalt küll 1. jaanuaril 2028 hakkab kehtima uus süsinikdioksiidi heitmekvoodiga kauplemise süsteem, ETS või siis ETS2. Ta pidi juba varem hakkama kehtima, aga lükati edasi. Ja et see siis erineb praegusest kauplemissüsteemist, kvoodisüsteemist ETS1 selle poolest, et selle mõju hakkavad kõik tarbijad oma rahakotis tundma. See puudutab eriti siis mootorikütuste hindu, mis siis tõusevad. See oli vist siin kuskil tal kirjas ka, praegu ei leia üles, kas mingi 40 senti läheb juurde kütusele, kujutage nüüd ette, eks ole, mis on praegu tanklates. Ja kui nüüd pannakse veel rahulikult 40 senti või 50 senti otsa ja öeldakse, et nüüd nii ongi, hakake maksma. See on kliima, mida on vaja päästa. Tegelikult on see lihtsalt üks järjekordne maks, järjekordne riisumisskeem, et maksumaksjalt veel raha välja pigistada. Ja seda tehakse praegult Euroopa Liidu egiidi all. Ja loomulikult mitte maksuna, sellepärast et Euroopa Liidul teatavasti ei ole õigus maksustada. Maksustamise õigus on iga suveräänse liikmesriigi enda võõrandamatu ja püha õigus, nagu öeldakse. Ja selle idee on ju tegelikult väga lihtne, et ainuüksi liikmesriigi kodanikud saavad otsustada maksupoliitika üle. See on see põhimõte. Maksumäärad võivad erineda, ka maksude koosseis võib erinevates riikides erineda. See on valija otsus, kuidas ta volitab poliitilisi jõude talitama siis maksunduse vallas. Aga kui sa ei nimeta mingit asja maksuks, aga ikkagi raha reaalselt korjad kokku, et siis see on nagu nupumeeste poolt välja mõeldud selline skeem, mille abil sa saad täiendavalt inimeste käest raha kätte. Ja Mikk Salu juhib tähelepanu sellele, et kaasosalised selles skeemis on tegelikult ka liiduvabariikide valitsused, kellel on see positsioon eriti mugav, sest nad saavad alati näpuga valijate siis näidata Brüsseli peale, öelda, et aga see otsus tehti ära seal Euroopa Komisjonis. Ja samal ajal näiteks kütuse hindadesse juurde kirjutatav summa, mis siis nii-öelda selle kvoodikaubanduse alusel kokku korjatakse, see läheb kohaliku riigi eelarvesse. Ma kohe vaatan, ta tõi siis ka ära nüüd Eesti puhul siis hakkaks laekuma üle 300 miljoni eurot tulu aastas, üle 300 miljoni. Automaksuga korjati kokku 150 miljonit. Taheti muidugi rohkem, aga see ei hakanud sel viisil tööle. Nii et 2 automaksu tegelikult tuleb siis selle kvoodikaubanduse süsteemiga meie rahva turjale olukorras, kus me juba niigi ägame selle tohutu maksukoormal, arvestades Eesti suhtelist vaesust ja inimeste sissetulekuid, eks. Nüüd minu küsimus on, et kas see võiks muuta meie rahva, armsa laulurahva suhtumist Euroopa Liitu? Võimalik, kui seda niimoodi teadvustatakse. Aga võimalik on ka, et inimesed võtavad järjekordselt maksu kui mingit paratamatust, et elu lähebki kallimaks ja alati saab öelda, et Putin on süüdi ja saastajad on süüdi ja valge keskealine mees on süüdi ja neid süüdlasi on siin terve pikk rodu, kelle peale näidatakse näpuga. Ja inimestele öeldakse, et midagi ei ole teha, peate maksma. Nii et ma ei oska öelda, kas see päriselt ka võiks meie valijate silmi avada, sest olukord on ju iseendast väga lihtne. Meile pannakse turjale makse, mille üle meie valijatena, kodanikena otsustada ei saa. Mina küll ei tea, kuidas ma saaksin maha valida need parteid, need poliitikud konkreetselt, kes vastutavad selle kvoodikaubanduse süsteemi ja sellisel kujul, nagu ta siin ähvardab meile nüüd tulla peale. Tegelikult jabur on ka see ETS või ETS1,
et noh, see on sisuliselt on see õhuga kauplemine, õhu müümine. Aga siiamaani on see puudutanud suuremaid ettevõtteid, mis siis vastavas valdkonnas tegutsevad, mingisugused, ma ei tea, keemiaettevõtted ja tööstusettevõtted. Aga kui nüüd tõepoolest tuuakse need, noh, kui see reha muutub nagu tihedamaks ja ta hakkab riisuma iga kodaniku taskust märgatavaid summasid, et siis peaks nagu inimestel mingisugune äratundmine küll tekkima minu meelest, et vähemasti kerkeks täiesti legitiimsena üles see küsimus, et kas see on ikkagi nüüd see Euroopa Liit, mille poolt, noh, ma ei tea, 2/3 Eesti rahvast aastal 2003 ka hääletas, või on meil tegemist mingi muu asjaga. Ja sellisel juhul, kui on tegemist mingisuguse muu asjaga, kui see on, ma ei tea, paksude kardinate varjus muteerunud tülgastavaks okupatsioonivõimuks, kui Valdur Mikita klassikalisi sõnu kasutada, siis kuidas me saame vastu seista, kuidas me saame muuta seda olukorda, kuidas me saame sealt ise ära tulla. Et see on tegelikult see väga oluline poliitiline küsimus ja loomulikult, et mida siis ka meie erakonnad, Eesti erakonnad teevad selle nimel, et reaalselt oma valijate tahet täita. No igatahes ma nägin siin ühte praeguse Keskerakonna liikme Jaak Madissoni postitust ka just nimelt selle ETS2 teemal, kus ta siis lubas suure suuga, et kui Keskerakond tuleb võimule, siis võite kindlad olla, et Keskerakond pöörab selle asja tagasi või Keskerakond ei lase sellel kehtima hakata. No, pidage meeles need sõnad. Seda võib tema Facebooki lehelt igaks ka ise järgi vaadata, et kuidas nad täpselt seal on öeldud. Tahaks kuulda siis ka, mida teised opositsioonierakonnad ütlevad. Noh, ka EKRE on tegelikult lubanud kõik need asjad kuu peale saata, mis meie energiahinnad kalliks teevad ja on lubanud siis odavaid hindu, et meie majandus muutuks konkurentsivõimelisemaks, et meie elu läheks paremaks, noh, igati õiged lubadused ja ma väga toetan ja ma väga loodan, et kui opositsioonierakonnad saavad võimule järgmine aasta, loodame, et nad saavad, et siis nad hakkavad ka reaalselt nende lubaduste täitmise nimel tegutsema ja tõepoolest on valmis saatma selle Euroopa Liidu koos oma nõudmistega kuu peale, juhul kui need nõudmised tabavad just nimelt meie kõige vaesemat tavakodanikku, kes ise enda kaitseks välja astuda ei saa. Et noh, sellist liitu meil ju küll vaja ei ole ja sellisest liidust meil ju kasu mitte mingisugust ei ole. No sa siin mainisid, et tulevane süsinikukvootide süsteem ETS2 hakkab meie rahakotist kõvasti raha haukama, aga tegelikult ju haukab juba praegune süsteem ETS1, mille peamiseks tagajärjeks Eestile on olnud ju põlevkivi energia täielik lammutamine ning riigi dotatsioonid tuuleenergiale, juhuenergiale ning mis meie elektriarvetes ka kogu selle kvoodisüsteemiga kauplemise raames ja elektribörsi kauplemise raames on tekitanud olukorra, kus me maksame elektrist kõvasti palju rohkem, kui tegelikult võiksime või peaksime maksma olukorras, kus meil oleks omaenda autonoomne elektrienergiaga varustus olemas, kui Eesti põlevkivienergeetika oleks oma täiel võimsusel töötaks. Vastupidi, me võiksime sellest veel tulu teenida, sest põlevkivienergia tippaegadel Eesti müüs energiat välja ja sai sellest tulu. Praegu me ostame igalt poolt mujalt sisse ja oleme sõltuv siis sellest
elektribörsist ja selle börsi manipulatsioonidest ja nendest kõikvõimalikest diilidest, kus energiaettevõtted ja paljud teised panevad suurema osa sealt enda taskusse, nii et elektriarvet vaadates, head inimesed, te tegelikult juba maksate, mitte ainult inimesed, vaid ka kõikvõimalikud firmad, tootva tööstuse üksused ja nii edasi, te tegelikult juba maksate tohutult palju rohkem, kui te tegelikult peaksite maksma. Et see on see õhuga kauplemise süsteemi üks konkreetne tagajärg ja kui nüüd vaadata nagu Euroopa Liidu energeetikat, no siis Euroopa Liit tundub küll, et siin ei lasta endale enam mitte ainult ühte jalga kuul, vaid vist juba mõlemad jalad on kuule täis niimoodi, et on raske ette kujutada, et kuidas Euroopa kavatseb üleüldse sellest energeetilisest kriisist välja tulla, et praegusel juhul on ju see olukord, et Venemaaga vähemalt nominaalselt on katkestatud energeetikasuhted ja gaasijuhe Saksamaale on puruks pommitatud USA poolt, kuigi selles süüdistati Venemaad, aga selge on see, et siin on kas Ukraina ja USA eriteenistuste käsi mängus. Ning lisaks on Saksamaa ära hävitanud enda tuumajaamad ning üles pannud siis kõikvõimalikud tuulikud, et Euroopa on tegelikult energiakriisis, kui sinna lisada veel siin nüüd tõsi Hormuzi väina kriis ja tõsi, nüüd on ta siis hetkeks avatud, ma olen natukene skeptiline selles osas, et kui pikaks ajaks see Hormuzi väin nüüd selle Iraani rahuleppe tulemusel avatud on, et piisab sellest, kui Iisrael tuleb ja saboteerib seda rahulepingut ning hakkab asi jälle algusest peale ning Trump, kes põhimõtteliselt hõiskab praegu, et Hormuzi väin on vaba, vabastab selle seejärel, kui ta on sõjaga läinud sekkuma Iraani. Enne mäletame kõik, et Hormuzi väin oli täiesti avatud, et polnud mingisugust probleemi. Et kui kogu see olukord panna põhimõtteliselt kokku ning sinna peale veel muu süsinikukvootidega kauplemine nüüd siis selle ETS2 vormis, mis nüüd ka tavatarbijale kütuse hinda tõstab, siis Euroopa tegelikult seisab silmitsi energiakriisiga, mille sarnast ta pole tegelikult näinud, ma ei tea, tööstusliku revolutsiooni algaegadest peale. USA loomulikult müüb praegu Euroopale hea hinnaga mõnusa vahelt kasumiga gaasi. Me teame ka seda, et siin Katari gaasiväljad on saanud tõsise tabamuse, sestap gaasitootmine Kataris, mis andis kuskil üle 20% maailma gaasist, on tänaseks lakanud ja seda ehitatakse ülesse. Venemaa gaas jällegi ütlen, vähemalt avalikult Euroopasse ei voola, kuigi mingite spekulatsioonide järgi voolab ikka kuskilt otsast läbi ja Euroopa Liit ostab seda ikka edasi, aga siiski selge on see, et see on vähenenud, et Euroopa Liit seisab põhimõtteliselt täieliku energiajulgeoleku kriisi lävel ja miks ta seda teeb, nii nagu ka Eesti Vabariik oma põlevkivienergia ära hävitamisega, ta teeb seda ainult selle täiesti irratsionaalse kliimaideoloogia tulemusel. Ja kui kogu see kompott kokku panna praeguses olukorras, siis asi on tegelikult väga-väga nutune ja selles olukorras, kus tootev tööstus Euroopas juba kannatab, Eestis täpselt samamoodi me ju loeme, et iga nädal pannakse kinni mõni tootetööstusüksus, mõni firma, mõni pagar, mõni, ma ei tea, mööblitehas, mõni muu, rääkimata siin restoranidest ja muudest asjadest, mis on otseselt seotud selle sisendhinna tohutu kõrge tasemega, ehk siis inimesed või firmad, tootva tööstusüksused peavad energia eest maksma hinda, mis ei tee nende toodangut maailmaturul konkurentsivõimeliseks. Nad ei suuda seda müüa ei Eestis ega maailmas. Siis see on see olukord, kus tegelikult Euroopa praegu on. Ja sellise nii-öelda lisamaksustamise pealepanemine veel süvendab seda probleemi.
et kui Euroopa ei tule tegelikult mõistuse juurde, siis me võime ühel hetkel kõik elada siin sellises Klaus Schwabilikus düstoopias, sa oled õnnelik, sa ei oma mitte midagi ja sa oled õnnelik selle erinevusega, et sa ei oma mitte midagi, aga õnne ka kuskilt eriti ei paista tulevat. Et see on nagu praegune Euroopa olukord nagu minu hinnangul küll. Kui vaadata nagu Euroopa Liidu struktuure siin, siis tasub ikkagi rääkida sellest ja nimetada asju nagu õigete nimedega. Et kui me vaatame tegelikult oma enda sellist koloniaalvalitsust, kuidas ta Eestiga käitub, makse tõstes, Eesti majandust hävitades, Eesti majandus langeb aastaid, kvartaleid järjest. Ja nüüd on siis Konjunktuuriinstituudi kõikvõimalikud küsitlused ja uuringud ka juba ära lõpetatud. Valitsus ei vaja selliseid uuringuid, sest need on liiga karmid, näitavad liiga ebameeldivaid numbreid Eesti majanduse kohta. Sestap valitsus neid enam ei telli, ka näiteks toiduhindade indeksi tellimine valitsuse poolt on lõpetatud, ei ole vaja selliseid asju. Meil aastaid järgemööda toimub tohutu Euroopa üks kõige kõrgemaid inflatsioone. Ehk siis valitsus on hävitanud ära Eesti majanduskeskkonna, seda tehes loomulikult Euroopa Liidu selliste revolutsiooniliste ideoloogiate juhiste kaudu ning siin siis möllavad erinevad võltskodanikuühiskonna organisatsioonid, kes edendavad Euroopa-meelsust, praksised, homoorganisatsioonid ja kõik muud, feministeeriumid, kes saavad sadu ja sadu tuhandeid maksumaksja toetust, siis tegelikult tuleb nimetada neid nagu õigete nimedega. Need on okupatsioonistruktuurid, need on okupatsiooniorganid siin Eesti Vabariigi pinnal. Et Eesti on okupeeritud maa ja ma olen ka kirjutanud sellest, et selle okupatsioonirežiimi lipuks ja okupatsioonirežiimi sümboliks on tegelikult uus lipp. See on see kurikuulus homolipp, mis maha pannakse. See esindab kõik seda, mis Euroopa Liidus on valesti. Et see on küll ühe konkreetse ideoloogia lipp, mis maha pannakse, aga kui me vaatame, kuidas seda lippu igal pool ka Eesti riigiasutustes lehvitatakse nüüd sellel juunikuul, mis tegelikult kuulub Jeesuse Kristuse pühimale südamele kiriku kalendri järgi, mitte mingisugustele perverssustele. Sellel juunikuul, siis me näeme, et selle lipu selline dogmaatiline lehvitamine kajastab selle okupatsioonirežiimi vaimu. See on see märk, et see okupatsioonirežiim on kanda kinnitanud siin ja ta on siin kohal. Kui Stenbocki maja värvitakse homovärvidega, siis tähendab, et Euroopa Liit okupatsioonirežiimina kogu oma roheenergia hullusega, kogu oma ideoloogiliste abielu väärastamiste ja perverteerimistega, aga ka kõikides teistes maksupoliitilistes ja poliitilistes nii-öelda õigusriikluse põhimõtte aspektides on siin kohal ja okupeerib seda maad. Ja üks okupatsioonirežiimi kehtestajatest on Eesti Vabariigi valitsus, kes on võtnud Euroopa Liidu sellised peamised eeldused, ideoloogilised eeldused omaks, kehtestab ja rullib üle oma enda rahvast siin ja nii oleme jõudnud põhimõtteliselt uude okupatsiooni, uue liidu koosseisus, uue liidu vabariigina. Ja nüüd me siis loeme nagu erinevaid aspekte, et kuidas see liidu vabariik, kuidas see üleliiduline keskvalitsus siis neid liidu vabariike siin kantseldab. Et tõepoolest sa mainisid siin ka seda Rumeenia kaasust, et see on minu jaoks ka võib-olla üks kõige selliseid jõulisemaid sekkumisi
sekkumiskaasuseid, sest Kalin Georgescu, kes oli Rumeenia presidendikandidaat, võeti maha Rumeenia põhiseaduskohtu poolt selle ettekäändega, et kohalikud nii-öelda eriorganisatsioonid, Euroopa-meelsed süvariigi üksused süüdistasid teda põhimõtteliselt mingisuguses Venemaa mõjutustegevuses osalemises. Ja oligi kõik, mees võeti maha, mees oli võib-olla kõikidest nagu Euroopa liidritest võib-olla minule vähemalt isiklikult küll kõige lähedasematel ideoloogilistel positsioonidel, ta on tõsi küll ortodoks, aga selliselt selgelt nagu vasturevolutsiooniliselt meelestatud positsioonidel igati nagu sümpaatne kandidaat, teda ei lastud läbi, sellist kandidaati ei lastud läbi, et sekkutakse okupatsioonirežiimina Rumeenias, sekkutakse okupatsioonirežiimina Ungaris, sekkutakse, on Poolas sekkutud ja sekkutakse ka Eestis. Et need struktuurid, mida me siin näeme, kus on see Euroopa Liidulipp, tähelipp või homolipp peal, need on Eestis okupatsioonirežiimi organid, need põlistavad okupatsioonirežiimi ja sellises olukorras tegelikult ei ole ju Eestil mingit muud võimalust, kui alustada põhimõtteliselt uut vabadusvõitlust, et selle Euroopa Liidu raames me ei jõua kuigi kaugele. On olemas ka teine teooria, mida esindas Orban, kellel oli omaenda maas väga jäme ots käes pikka aega ja ta suutis teha sellise olukorra, et võib olla küll Euroopa Liidu struktuurides, aga Ungari ei lase Euroopa Liidu nendel okupatsioonirežiimidel enda üle võimust võtta. No lõpuks ikka tegelikult võeti võimust. Aga Orbani ja Fideszi selline pikaajaline liin oli see, et ei, meie töö on eelkõige muuta Euroopa Liitu, mitte lasta Euroopa Liidul mõjutada Ungarit. See on see teine koolkond, aga ma olen väga skeptiline selles osas, et praktika on näidanud, et Euroopa Liit oma väga palju suuremate ressurssidega kui ükski liiduvabariik eraldiseisev, eelkõige selline väike liiduvabariik nagu Eesti Vabariik, ei ole võimeline tegelikult vastu seisma sellele tohutule masinavärgile, mida Euroopa Liit endas kujundab. Olukorras ka, kus kogu Eesti eliit, ma ei nimeta seda eliidiks, Ladvik, on tegelikult paljuski selle sama gestalti poolt ära ostetud, ära tehtud, ära mõjutatud. On peaaegu võimatu tekitada sellist olukorda, kus tõepoolest Eesti Vabariik Euroopa Liidu kontekstis võiks olla siis see, kes hakkab midagi mõjutama ja ma arvan, et tegelikult ultimatiivselt on meie rahva päästmise üheks võtmeküsimuseks see, et kas meil on piisavalt vabadustahet, piisavalt ausust, esiteks tunnistada, et me oleme okupeeritud riik, aga teiseks teha sellest oma järeldused, ütelda, et nüüd tuleb sellest okupatsioonist vabaneda ning jõuda selle otsuseni, et me astume Euroopa Liidust välja. See on oluline küsimus ka nii-öelda tulevatele põlvkondadele ja kogu meie ajastule. Üks võimalus on muidugi see, et Euroopa Liit lihtsalt kukub enne kokku, et me ei jõua siin Eestis aeglasemad, nagu me siin Põhjala rahvana oleme, mingisuguseid väga tõsiseid otsuseid selles vallas veel teha, et meie eest tehakse see otsus ära samamoodi nagu Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega omal ajal. Ja siis me triivime jälle kuskile muusse nii-öelda loksume sellisesse muusse vakku siin, kui enam üldse on kuhugi loksuda ja kui ei ole mingisugune 3. maailmasõja olukord. Aga jah, vähemalt nii-öelda töövariandina peaksime me tõsiselt püstitama küsimuse, kuidas Euroopa Liidust välja astuda, kuidas sellest liiduvabariikide seltskonnast, mida mõjutab Brüssel, ennast vabaks saada ja mida siis teha. See peaks olema nii-öelda plaan B, plaan C, plaan D, mida me peaksime arutama tegelikult Eesti olukorras ja kas meil on piisavalt vabaduse tahet, et see okupatsioon siin Eesti Maarjamaa pinnal lõpetada. Vaata, see on nagu kõige tähtsam küsimus üldse, et kas on piisavalt tahet, kas on piisavalt vabadustahet
et ennast sellest uuest okupatsioonirežiimist vabastada. Asi algab ju sellest, et kas me üldse oleme ühiskonnana ja rahvana valmis tunnistama, et see on okupatsioonirežiim. Et võrreldes eelmise suure liiduga me ju sellesse liitu oleme justkui omal vabal tahtel läinud. 2/3 Eesti rahvast, Eesti kodanikest hääletas 2003. aastal selle poolt, et Eesti Vabariik liituks Euroopa Liiduga ja loovutaks mingi osa oma suveräänsusest siis sellise vabaduse ja õitsengu säilimise nimel või edenemise nimel. Et see oli see kokkulepe nii-öelda, mida siis toetati. Et Nõukogude Liidu puhul oli ju asi teisiti, et siis lihtsalt Vene tankid sõitsid sisse üle piiri ja meile teatati, et nüüd me oleme Nõukogude Liidu koosseisu astunud ja õnn on tulnud meie õuele. Aga seekord me peame üldse rahvana tunnistama. Selles mõttes Nõukogude Liidu puhul oli asi ju täiesti selge, et kõik said aru, et mingisugust vabatahtlikku Nõukogude Liitu astumist ei olnud. Ma mäletan lapsena, mul isa ja ema rääkisid seda kodus, kui ma koolis õppisin midagi muud või kuulsin midagi muud. Ma tulin koju, küsisin, kuidas oli. Nad ütlesid, et ei, et mingisugust vabatahtlikku astumist ei olnud. Nüüd ikkagi saab ju ütelda, et ei, aga me ise ju tahtsime ja me tahame olla koos läänega, tahame olla vaba riik, hinnata vabadusi, õigusi, inimõigusi, kogu see retoorika. Et tegelikult Euroopa Liit kujutab endast kõike vastupidist sellele retoorikale. Et me ei jõua enam rääkida siin muudest Euroopa Liiduga seotud igasugustest digiasjadest, mille abil siis on võimalik tänapäeva inimese üle kontrolli üha rohkem ja rohkem suurendada, aga nagu ma alguses ütlesin, et pidagem Euroopa Liidust rääkides, Euroopa Liidust mõeldes meeles kahte asja. Et Euroopa Liidu olemus on demokraatliku vastutuse hajutamine ühelt poolt, ehk siis valija tahte hägustamine või eiramine, kuidas seda iganes täpsemalt nimetada, ja teiselt poolt kontrolli suurendamine ühiskonna üle, igasuguste regulatsioonide, ettekirjutuste, direktiivide ja muu seesuguse näol. Ja see ongi kiirtee autoritaarse ja isegi totalitaarse ühiskonna poole. Et kui rahva tahe, kodanike tahe enam ei loe ja kui nende üle kehtestatakse üha uusi ja uusi kitsendavaid piiranguid, ahistavaid piiranguid, mõttetuid, näiliselt mõttetuid bürokraatlikke piiranguid, siis me näeme, kuidas tegelikult meie enda volitusel justkui see okupatsioonirežiim õilmitseb ja edeneb ja laiendab oma volitusi, laiendab oma võimu, aga tõepoolest see süsteem on jätkusuutmatu, sest on majanduslikult selliste tõesti nõdrameelsete ideoloogiliste otsustega endale, ma ütleksin, pöördumatut kahju tekitanud ja ma olen üsna kindel, et see kolass variseb ühel hetkel, aga lihtsalt häda on selles, et kõige rohkem saab kannatada tavainimene, keda enne seda on kohutavalt kurnatud ja kes siis jääb lõpuks ka selles suures kaoses, mis tekib kaotajaks või kannatajaks. Nii et nii see seis paraku on. Ja, tõepoolest, jah, ajaloolased ei saa väita seda, et me poleks vabatahtlikult Euroopa Liitu astunud, et kui me praegu naerame Venemaa propaganda üle, et mis ütleb, et aga eestlased ju vabatahtlikult astusid Nõukogude Liitu, siis tõepoolest seda olukorda meil ei ole, et me saaksime ütelda, et ei, me tegelikult ei astunud vabatahtlikult Euroopa Liitu, ei, me astusime küll, 2/3 tegi selle otsuse ja see ei tähenda muidugi seda, et seda otsust ei saaks üle vaadata olukorras, kus Euroopa Liit on muutunud. Tõsi, need idud olid kõik olemas Euroopa Liidus ka toona, kui me sinna läksime ja mina omal ajal hääletasin Euroopa Liidu liitumise vastu, aga täna on Euroopa Liit need idud pannud kasvama täiel määral ja me oleme jõudnud olukorda, kus ka
mitte kõige teravamad pliiatsid rahva seast peaksid aru saama sellest, et kuhu me tegelikult kogu selle liiduga välja oleme jõudnud. Aga selline saade seekord Objektiivis, aitäh teile kuulamast. Mikrofonide juures olid Margus Järvi ja Veiko Vihuri. Ja kui Jumal annab, siis teeme ühe saate sellel hooajal veel. Kõike head ja kuulmiseni! Objektiivi raadio.